Tere! Joonas minu nimi ja räägin teile täna, kuidas siis Costpocketit ja Directot koos kasutada. Siin on teemad, mis ma täna läbi käiks. Ja enne kui me läheme nendesse teemadesse, ma korra räägin ka üldiselt mõlemast Costpocketi keskkonnast. See siis on äpikeskkond, seda on võimalik kasutada nii telefonis kui ka arvutis. Erisus on see, et kui telefonis vajutada tee pilti, siis ta läheb kaamerasse, arvutis ta teeb lahti kausta. Mis siin teha saab? Siin on ettevõtete nimekiri, minul on siin hästi palju. Siin on juba esitatud dokumentide nimekiri, et saab avada ka, vaadata suuremalt, kui on vaja, uuesti saata, kustutada. Siis siin on aruanded, võimalik erinevaid aruandeid vaadata või ka vaadata eraldi kaardimaksed ehk maksed, mis on tehtud. Nendest natuke räägin lõpupoole ka. Ja üleval seaded. Siin kutsume seda raamatupidaja keskkonnaks, ka samamoodi ettevõtete nimekiri, kalender, mis ajavahemikku vaatate, saate niimoodi hoverida üle, siis näete erinevaid dokumente, samuti saate ka avada dokumendi. Huvitav, miks ta seda tahab mulle näidata. PDF-ina tõenäoliselt tahab näidata, huvitav. Siin on üks dokument, mis on esitatud. Üks oli huvitavam ka, kus on arveread. Ei ole vist midagi head. Sakulete on ja siin on näha ka arveread, mis on ära digiteeritud. Nii, me kutsume seda ka raamatupidamiskeskkonnaks või administraatori keskkonnaks. Ja siis on aruanded, samamoodi võimalik vaadata. Kinnitusring, kui te kasutate kinnitusringi, siis on kõik kinnituse dokumendid siin. Siis on kaardid, lõpus räägin natukene ka Costpocketi kaartidest. Ja maksed, erinevad kaardimaksed, mis on tehtud, on ka siin, mis on importitud siin. Nii, ja tagasi kava juurde. Räägime esimese asjana liidese loomisest. Nii, selle jaoks läheme siia cloudi, seaded, Directo, avame selle. Nüüd siia tuleks lisada Directo postkasti aadress või andmebaasi nimi võib ka öelda. Kuidas selle saab? Lähete Directosse. Ja kui te vaatate seda urli, siis kõik, mis on pärast okrat, alakriipsust, kuni selle jagamismärgini, et see ongi teie Directo baasi nimi. Ehk kopeerige see baasi nimi siit ja lisage see baasi nimi siia. @data.directo.ee me ise lisame siia lõppu, seda te eraldi tegema ei pea. Nii, tagasi. Ja esimese teema juurde. Kulutuse tüübi lisamine. Lisame Directos kulutustüübi ja siis lisame selle sama tüübiga dokumendi. Nii, selleks ma kõigepealt näitan kulutuse tüüpe, mis meil on. Seaded. Raamatupidamise seadusesse, kululiigid. Siin on siis erinevad kululiigid, mis mul on sellesse ettevõttesse loodud. Täiesti vabalt võite luua enda kululiigid. Saate neid üle kirjutada, kustutada, uusi luua. Saate luua ka niimoodi üksteise sees olevad liigid. Näiteks kui ta valib auto, siis ta läheb järgmisel lehel ja peab valima, mis see täpselt auto all oli. Ta saab ka teha. Teeme kütusele. Kutus. Ü-tähte ei saa kasutada, sellepärast ma olen kasutanud siin Y-it, eks siis nagu kütus. Teeme kütusele, teeme niimoodi, et kui me lisame siit kütuse, siis Directo lisab sellele konto ja käibemaksukoodi. Lisan täpsustan ka veel kütus, siin mina võin lisada, võin panna muuda ja panna siia tõesti Ü-tähe kütus. See mure on selles, et Directo ei seo teda tüübiga ära, kui ta on kütus. Eks me peame, et ma saaks Directosta siduda, ma pean kasutama Y-it siin. Nii, ja selleks läheme ka Directosse. Läheme siit seaded, üldine,
raamat. Nii. Kulutuste tüübid. Siin on juba mõned näha, mis ma olen loonud. Lisa uus. Ja teeme siia kütus. Siia nime võime panna ilusti. Konto. Kütus. Objekti projekti lisa saate lisada. Käibemaksukood. Lisame selle. Ehk siis ma saan aru, et 100% käibemaksu küsime tagasi, oletame, et tegemist on ettevõtte autoga. Teil tõenäoliselt on see õige käibemaksukood ja ise teate paremini, mis see lisada. Nii, tehtud. Nüüd lähme, võime siia ka värskendused teha. Ja lähme Costpocketisse tagasi. Lähme siia. Ja lisame, nüüd ühe dokumendi, lisame Neste dokumendi. Nii, selline Neste dokument. Kütuse dokument. Lisame, et ei kuulu hüvitamisele. Võin minna siit otsetee, autokütus või panna siit auto. Ahaa, ta ei värskendan mul neid ära. Teen refreshi korraks. Nii, nüüd on õige. Ta ei refreshinud ära seda uuesti siia ja nüüd on vaata näha, et ma muutsin ta Y-iks tagasi. Kütus. Kommentaari ei lisa, aruandesse praegu ei lisa. Näeme, peaks nägema seda pilti ja andmeid ja ma natuke muudan dokumendi numbrit. Ja edastatud. Nii, nüüd läheme direktosse. Dokumendi transport. Mul siin esimene. Teeme ta lahti. Saab erinevaid asju luua temast. Loome tast kulutuse. Avame. Ja siin on näha, et ta võttis selle kütus. Kelidis ka ülesse, selle alusel lisas käibemaksukoodi. Mitte konto ja siinpool ka käibemaksukoodi. Huvitaval kombel kulutajat ei viinud kokku. Nii. Esimene asi tehtud. Järgmine asi. Nii, nüüd ma näitan, kuidas on võimalik erinevaid raamatupidamislikke väljasi tõmmata direktorist Costpocketisse. Ma näitan ainult kontosi, aga teised väljad kõik käivad samamoodi. Alustame siis kontodest. Kontode importimisel lähme üldine. Võime kinni panna raamat, finantskontod. Tahame näha vaata vist oli. Me tahame näha nii palju kui võimalik. Nii, super, saime. Nüüd me laeme nad Excelina alla. Ta läheb alguses sellise failina. Ta tegi selle Exceliks. Nüüd salvestame ära. Nii, ja salvesta. Ma loodan, et ma mäletan, kuhu ma salvestasin selle. Okei, see võib nüüd olla natukene jama. Kas ta salvestas mulle need? Igaks vaatan, kas ta salvestas siia. Ei. Siis äkki siia. Okei, vist siis salvestas. Dokumentidesse rääkida. Nii, ja nüüd. Oi jumal. Paneme siin vahepeal asju kinni. Kinni panna. Nii, ja nüüd läheme jälle Costpocketisse. Lähme seaded.
lähme raamatupidamise seadistamine, kirjendamine, kontoplaanid ja lähme kontod, minul nad tegelikult on siin juba korra olemas, ehk ma saan ainult uuendada, aga teie vajutate lisa ja laadi üles XLSX fail ja nüüd peate otsima, kus te selle salvestasite. Minul ta läks siia. Läheb natuke aega, salvestad, nüüd kirjutas üle, kui midagi uuenes. Ma arvan, et mul tegelikult ei ole seal midagi uuenenud. Nii, eks niimoodi saate samamoodi importida Rectosse ka käibemaksukoodid, objektid, projektid. Meil on eraldi video sellest, ma lisan selle video siia, selle video alla ka. Nüüd loome ühe automaatse kirjendamise reegli. Eks mis nende kontodega teha saab. Tagasi, automaatiseerimise reeglid. Teeme uus reegel ja teeme sellise reegli. Võtame siin on üks Zone'i arve. Võtame Zone'i selle registrikoodi. Siis lisame siia, et kui sisend on registrikood, see, siis lisa väli konto äkki võime arvuti tarkvara, arvereale, pluss lisa käibemaksukood ja paneme lihtsalt 24 ja salvesta. Nüüd me lõime ühe sellise reegli, et kui registrist sees, siis on need kaks välja ja saadad Rectosse. Tagasi. Lähme nüüd siia äppi uuesti, seaded, siin ülevalt võtame teie selle emaili aadressi, igal ettevõttel on ta oma, igal kasutajal on ka, et on inimese nimi Joonas pluss Recto 3.0@cosmos.com, et see on ettevõtte nimi @cosmos.0. Mõlemad võib seda kasutada, kus on minu nimi ees või võtta siit, kus on lihtsalt ettevõtte nimi cosmos.com. Erinevus on selles, et kui on nimi ka, siis mina lähen selle dokumendi esitajaks. Teisel juhul ei tule keegi dokumendi esitajaks. Edasi ja panen siia ja edastan. Nii kaua, kuni me ootame, kuni see dokument tuleb meil siia, saangi rääkida kahest asjast. Ehk siis vabalt, kui te annate selle emaili aadressi otse tarnijale, siis ma annaks ilma selle inimesed nimeta, aga kui töötajad kasutavad, siis vast on hea kasutada seda, kus on nende nimi, kes te teate, kes selle dokumendi esitas teile. Kui tuleb võõralt aadressilt, siis te näete esitajana seda emaili aadressi, millelt see tuli, kui te ei saada siia aadressile. Ja üks asi veel, me pakume nüüd ka arveridade digiteerimist. Selle jaoks, kui me läheme siia muud teenused, siin on luba arverida digiteerimine, see on praegu sees ja ainult arvetele, võimalik ka tšekkidele arverida digiteerimist, aga enamjaolt seda ei ole vaja tšekkidele arverida digiteerimist. Nii. Ja lähen korraks tagasi. Tegelikult ta juba on siin, ta on ka edastatud. Me vaadata korra siia, ma usun, et ta on ka siin ja juba edastatud. Ehk siis me tegelikult ei pea üldse siia tulemagi. Tuleme otse Rectosse, transport, Zone on olemas, avanda, näha, et ta võttis kõik arveread, sest meil oli arveridad digimine sees. Loo kulutus, ava. Nii. Ja tundub, et on olemas ja samamoodi on ju siin arveridade digimine, sellepärast on näha, et on need ridasid päris palju teinud. Hankijad tundub, et mul ei ole salvestatud veel, sest hankeinfot ei tule. Konto tarkvarad, loodetavasti lisas selle, mis me soovisime ja käibemaksukood 1. Selle lisas ka. Siin saabki raamatupidaja siis selle üle vaadata ja ära salvestada. Nii. Digiteerimine, näitasin seda, kuidas emailiga saata, automaatne kirjeldamisreegli lisata, seda me tegime ka koos, need on erinevad reeglipõhimõtted ja selle kohta meil on eraldi video, lihtsalt siin tahan näidata, et mis on võimalik.
Ma näitan teile ka natukene lähetusaruannete sõidupäevikut. Ma kuluaruanne täpselt sama nagu lähetusaruanne, et ma selle siis mõlema juures ei peatu. Nii, lähme uuesti siia, aruanded, uus aruanne ja teeme lähetusaruanne. Oletame, et me käime Soomes, lisame, et läksime näiteks kolmapäeval, tulime täna, siis arvutab seadusest tulenev maksimummääraga selle päeva rahad teile. Siin on ilusti sisse arvestatud ka see, et ühes kuus 15 päeva maksimaalselt ja ühes lähetuses 15 päeva maksimaalselt võib olla see 75 €. Siis on võimalik, et kui läksite lähetusele pärast 9, esimese päeva eest päevaraha ei saa või tulite pärast 3, siis ka ei saa. Saab ka ise kirjutada üle lähetuse summa, ütleme, et me maksame vähem, siis kui siit üle kirjutate, siis ta muudab seda ka. Tegelikult ärme lisa midagi siia, siis ta arvutab maksimum. Miks me Soomes käisime? Näiteks konverents ja salvesta. Nüüd lisame siia alla ka mingi ühe dokumendi näiteks. Boldi, arvan, kuulub hüvitamisele. Transport. Nii. Siin nüüd ta läks paremini, enne ta tegi mingit nalja. Esitatud, muidugi nüüd hakkas ka kohe karjuma, et topelt tähendab, ma olen korra juba esitanud. Ma teen hästi väikse muudatuse, võtan siit näiteks midagi ära. Lihtsalt teil ei juhtu seda, minul lihtsalt kasutan sarnaselt dokumente pidevalt. Ja ma nüüd näitan korraga siia keskkonda, aruanded, see on see Soome lähetus. Ja me saame ka teha sellist asja, et me saame siit drag and droppida dokumente tegelikult. Võtame siit näiteks, paneme selle Saku Lätte ja paneme ühe zone'i veel siia. Ja nüüd samal ajal saate ise minna kohvi jooma, ta laeb neid üles ja digiteerib järjest. Nii, ja paneme salvesta. Võib ka üle vaadata, ei pea vaatama. Saku Lätte ütleb jälle topelt. Teen jälle, lisan siia midagi, et ta ei oleks topelt. Ja nüüd ma lisan kõigile ka selle, et määra hüvitamine, läksin eraisikuna, et ta ei lööks seda aruannet mulle purutükkideks. Et muidu ta loob ta mitmeks tükiks. Et see osa kuulub hüvitamisele, see osa on ettevõtte vahendist, ta teeb mitmeks väikseks tükiks. Ja ma võin lisada, Saku Lättele võin ka lisada, tead, ei lisa. Ja esitame ära. Samamoodi lähme direktosse. Tuleb natuke oodata. Nii, see on see meie Soome aruanne. Teeme ta lahti. Arveridade digimeel oli sees, siis ta võttis kõik, millal sai ridadega, sellepärast tuli hästi palju ridu. Kulutus. Nii. Siin on siis näha need dokumendid. Ja need, millel need reeglid töötasid, neil ta lisas need read ka. Tahaks nagu alla poole natuke, vist ei saa. Transport, jah, siin me lisasime tüübi ka, siis tüübi alusel ta lisas ka need dokumendid. Ja Saku Lättele ei ole lisatud ei kontot, ei käibmaksukoodi, ma eeldan. Või see käibmaksukoodi vist lisas, tundub, et Saku Lättele ei ole lihtsalt reeglid siis tehtud veel. Igal juhul niimoodi nad jõuavad siia. Ja vaat siia tuli nüüd kulutaja ka. See on huvitav. Nii. Ja nii. Ma näitan sõidupäevikud ka korraks. Teeme hästi lihtsa sõidupäeviku. Uus aruanne sõidupäevik. Juuni. Nüüd siia saame lisada need sõidud. Näiteks. Nii. Ütleme, et esimese tegin siin juuni kuskil, ma ei tea, 10. Kus käisin, ütleme Tallinnas kohtumine selle autoga. Siis auto peab esimesel korral lisama, siis ta küsib auto numbrimärki ja küsib registreerimistunnistust ka. Nii. See on, ütleme, 20 kilomeetrit Tallinna sees, lihtsalt oli on ju kiire ots. Kilomeetrit ja salvesta. Ja ma lisan ühe veel natuke pikema sõidu, ütleme niimoodi. Me käisime näiteks Tallinn-Pärnu-Tallinn, ka kliendi kohtumine oli seal. See on 150 rohkem, isegi 300 või. Ütleme, et käisime vanaema juurest ka läbi, on ju. Ütleme, saime 3000 autole ette. Ja salvesta.
nii, ja samamoodi selle sõidupaika võite jätta siia lahti, aga võite lisada kuu jooksul, panna päeviku vahepeal kinni, lisada uue sõidu ja kuu lõpus alles esitada. Aga kui ma täna tean, et ma rohkem neid ei ole, siis ma saan ta ära esitada. Ja see meie sõidupäevik sobib kõige paremini just sellisel juhul, kui kasutatakse eraautot ettevõtte sõitudeks, ehk siis soovitakse saada seda kilomeetri raha ka. nii, ja jälle dokumendi transport, uuendan, see peaks meil siin olema, jälle loo kulutus, avame siit ja siia ta tuli. Samamoodi, et ta teeb need sõidud kõik eraldi, muidugi see on hästi väikselt ja raske näha, aga sõidud eraldi, siin on see registreerimistunnistus ja teeb siukse nagu päeva, nagu lähetusaruandel ka, ma kahjuks lähetusaruandel teile ei näidanudki, aga lähetusaruandel ka samamoodi teeb sellise ilusa esimese lehe ja järgmistel lehtedel on dokument. Ma äkki tõesti korraks, teate, ma unustasin enne näidata, ma korra avame selle lähetusaruandesti. Mingi arvutuses mingi jama, aga lähetuse puhul ka on, ta teeb lähetusaruanne, kus käidi, kes käis, kuhu raha tahab, algus, lõpp, päevarahad, dokumendid, summa kokku, mis tuleb hüvitada ja kui lähete edasi, on need dokumendid ka siin ja nad on meelega pandud niimoodi, et nad on lehe suurused, kuigi siin on hästi mitu lehte, siis ta surub ühel lehele mitu lehte, siis ta läheb natuke väiksemaks, aga teil on suured ekraanid ja tõenäoliselt saate niimoodi lähemale ka. Ja nad on samas järjekorras ka, mis siin dokumendid. Mõlemad on samas järjekorras. Nii. TBT krediitkaardi olnud hästi kiiresti ka räägin sellest, et mis siis on võimalik teha niimoodi, et kui te loote ühenduse oma panga ja Costpocketi vahel, muud teenused, pangakaardi aruanded, pangaühendus, ühenda pangaga, ärikonto, Swedbank või LHV, et siin on erinevad pangad, loote taga ühenduse. Siis lisate kasutajatele kaardid, nagu siin on näha, lisapangakaart, teeme ühe läbi, näiteks debetkaart, 4 viimast numbrit, 444, määr kasutaja, lisasin endale selle ja nüüd panga nimi, LHV, test ja salvestan. Nii, loote selle ka, siis me hakkame pangast tõmbama sisse, pangast tõmbama kaardimakseid sisse, et me saame igale kasutajale otse äpis kuvada, mis makset oma kaardiga on teinud. Ehk tema näeb kohe, mis makset on teinud ja saab igale maksele hakata lisama kuludokumenti. Ehk mõte ongi selles siis, et mitte kuu lõpus ei pea raamatupidaja saatma seda väljavõtet kaardi omanikule, et need dokumendid puudu, vaid igal hetkel nii raamatupidaja kui ka see kaardi omanik näevad, mis dokumendid on juba esitatud ja mida veel ei ole esitatud. Nii, ma kustutan selle kaardi ära ja näitan, kuidas need aruanded ka välja näevad. Nii, võtame näiteks, siin on üks debetkaardi aruanne, siis ta näeb niimoodi välja, et siin vasakul pool on maksed, mis on sisse tõmmatud ja paremal pool on dokument. Siin on üks dokument, millega ta ära seotud, need dokumendid on puudu. Ja võingi põhimõtteliselt avada, lisada näiteks kaardimakse ja paneme näiteks need Neste omad siia. Paneme need Neste omad, ava. Samamoodi nüüd saab kohvitama minna ja salvesta. Ja nüüd ta sidus nad ise ära ka, kuigi ta ütleb, et jah, topelt on, et olen juba korra esitanud, aga viis kokku, nüüd on ainult üks puudu. Et niimoodi saabki neid siin nagu kokku viia kõigil ülevaatlik vaade ka. Ja korraks ka, kuidas ta äpis näha on, kas ma saan, mul seda sama aruannet ei ole. Siin on juba, need on kokku viidud maksetega, sest see aruanne oli minu arust Fredi oma. Jah, see on Fredi oma, aga siin on näiteks näha, kus on 3 makset. Siin on juba esitatud dokumendid, siin on küll viidud kokku, aga mingi summa erinevus on, siis ta näitab niimoodi kollasega.
ja kuidas see käib, kui ma vajutan siia makse peale, näen makset, ütleb, et palun nüüd lisa siia see dokument, mis on 710. Võin kasutada juba olemasolev dokument või teha pilti, on ju, et see õige dokument siia lisada. Ja edasi aruandena läheb samamoodi direktosse nagu teisedki aruanded. Ja viimase asjana räägin 2 sõnaga Costpocketi kaartidest. Et nüüd on siis võimalik ka meie käest võtta kaardid, need on Visa kaardid, mis on 2 eelist meie kaartidel. On siis see, et esimene asi on see, et kui teil on meie kaardid, siis nii kui kaardi omanik teeb makse, me saame kohe selle makse kätte ja saame kohe saata kaardi omanikule push notificationi. Nii, sa maksid bensujaamas, palun pane kohe dokument üles. Ja, sest pangaga on seal on ju viide, me ei saa seda makset kohe kätte. See olenevalt pangast, olenevalt erinev on ju, kuni 4 tundi kuni tegelikult võib olla ka mitu tööpäeva on ju. Ja krediitkaardi puhul on see veel raskem on ju, veel raskem kätte saada see makset. Et meie kaartide puhul ongi, et me saame kohe need maksed kätte. Ja teine eelis meie kaartide puhul on see, et on võimalik kaarte lisada ja eemaldada töötajatel hästi lihtsasti. Eks see mõte ongi see, et näiteks sul on müügimees, kes peab minema mingisugusele konverentsile 3 päevaks Pärnu, siis ma saan teha talle kaardi, lisada talle sinna kaardile niidiks, ma ei tea, 500 €, sellega ta peab kõik asjad endale ostetud saama, öömajutuse, bensu, parkimine, kõik asjad, mis tal on vaja selle konverentsi jaoks ja pärast seda konverentsi võin selle kaardi nagu tühistada. Saan, äkki näitan teile ka korraks, kuidas see kaardi loomine käib. Nii, kaardid, lisakaart, siin ma saangi võtta kas virtuaalkaart või füüsiline kaart, kellele, näiteks panen endale, lisan kaardile nime, kaart, lisan Kuule Meeti, 100 €, edasi ja nii kui ma vajutaks nüüd lisakaart, siis see lookski päriselt mulle selle kaardi. Samamoodi saan töötajal luua. Saan luua kaardi, lisakaart ja kui see on virtuaalkaart, ta saab seda hakata kohe kasutama. Saab selle virtuaalkaardi kohe lisada oma Google Play või Apple Play'sse ja saab kohe hakata telefoniga maksma. Kui ta on plastikkaart, on ju, siis võtab natuke aega, sest siis tuleb see saata teile kindlale aadressile. Ja, et sel aastal väga palju paneme rõhku sellele teenusele, väga palju aega, ressurssi, et ehitada seda osa nagu paremaks. Ja, aga kell on täna reede, kell on 7 ja jõudsimegi lõpuni oma selle demoga siin. Aitäh kuulamast!